Se on TURISTI, joka paikka johon mennään tuoda meininki. Se on Rahu, poisid! Ma tulin ainult teie meelt kosutama. Põmreis. Täna me vaatame siis, mida pakub Eesti Vabariik 115 € eest teenivatele soovititele. Et nagu näete, siis meil on siin 2 uut toidupakki. Ise olen ka koos siin sõbraga kaitseväes käinud ja... Alustame tabelipakist. Alustame tabelipakist. Ahaa, W ration, W. Isu on päris suur juba, näeb päris head välja. Why the fuck you lying? Me siukest luksust ei saanud. Oh sa. See on see kurikuulus šokolaadikook. Siin on see määre, energiakeel. Proovime siis chili con carnet. Varasemalt. Ahah. Näeb see väga lumma. No proovime siis. Ma ei tea, maitseb nagu vana. Kui see vaatajatele üldse midagi ütleb, vana. On ka siuke ubane. Maitse on tõesti vana. Norm, oleme rahul. Päris hea on. Ma ei tea, ma küll lahkusin. Oi, kui sa hakkas sööma järsku, oi jumal. Aina ma sikutan selle tee ära. Mis tee on? Vahet ei ole, hommiku tee, breakfast tea. Kooki paneme juurde. See võib päris hea olla praegu. Kahe peale üks tee siis. Nii, ja mina avasin nii kaua chocolate cake. See on nagu mingi pruun tellis lihtsalt. Ma arvan, et sisu on parem kui välimus. Jaa, ega jah. No mis seal ikka, noh, löö pooleks ära ja... Proovi seda. Jaa, tegelikult jube kuiv on, tee ka kõrvale ja... Eks ta siuke paras keeks ole, noh. Aga noh, nagu näha, siis mees võiks teisi tükki peale korda. Läheb. Pole häda midagi. Aga vaata, tee on küll hästi, tee on hästi, noh. Teega ei saa mööda panna. Järgmiseks on barbecue maitselised pähklid. Omal ajal saime siis lihtsalt soolapähklid. Jah, meil pandi ainult soola peale. Ka maitsemised pähklid. Pähklid ise on siuksed oranžid kuidagi. Mingit katet iseenesest peal ei ole. On küll see maitseaine on, jah. Maitseainesed lihtsalt, jah. No, pähkel nagu pähkel ikka, aga seda barbecue maitset on nagu suht vähe tegelikult. Heal nagu on, aga maitset pole ollagi. See on tõesti ainult kirjana kaasa antud seekord. Oma, vaata! Lihatoode konserv, steriliseeritud. Ma arvan, see on päevakangrana täna vist. Lõhnab nagu kekets ikka selles suhtes konsistents pealt ja pakend ise on ka kekets, lihtsalt seda tüdruku pilti ei ole seal. Või siis poiss kübaraga. Või siis poiss kübaraga. Ei, kuule, küpsised on ju väga hästi, need on nagu poest ostetud selga rippvahvlis. No mitte päris selga, ma ei ütleks. Kräkki on. Konsistents on üliokk ju. Ma ei tea, noh. See küll väga hea ei ole. Ma arvan, see on päevakangrana täna vist. Konserv maitseb pigem nagu mingi porgand, kuigi siin ütleb tomat. Isegi keketsi nautlejale on see suht... Lahja. Anna ma panen selle viimase küpsi lõpuni ära siis. Nii halb ta nüüd ka ei olnud. See küll väga hea ei ole. Aga võt, sellele ütleksid mitu kümnest siis. 5 äkki. 5 on suht aus küll. Ei saa kurta, oleme tänulikud. Viga pole. Ja järgmine toode, vaata, energiakeel. Pole energiakeeli kunagi varem tarvitanud. Mingi maratoonlaste värk või? Jah, nad jooksevad ja siis samal ajal piustavad omale suhu. Me jooksma ei hakka, me istudes teeme. Kõlab imelikult, aga ma lasen endal alguses suhu ja siis sina lasen. Kuule päris hea. Nagu mingi ravim. Päris hea ju. Metsas kulub ära küll, ma arvan. Sa tahad veel või? See on nagu eda. Ma panen lõpuni. See on glükoositablett või? Ega see üks suur suhkur siin sees ilmselt ole, jah? Jah. Ma arvan, et pärast ühte mõnusat rännakut või enne ühte mõnusat rännakut läheb jaa, mulle räigelt meeldib see. Siin meil on siis D-ration. Põhileedist siis või põhiteemast. Ma olen stardi valmis, Kallid härrad, soovitan teil kaitseväes, kui te teenite või sõjas, olete sõjas kindlalt, jätke küüned alles. Operaator sooviks pakki lahti jällegi. Pakki on rohkem kui toitu, aga... No ütleme ausalt, siin on päriselt mingi 6 ampsu. Mehine, loodame, et on hea siis.
avaldas mingi siuke tumm nägu. ja oli pakil kirjas, et see võib sisaldada molluskeid ja muid mingi merekarpeli ja tigusid ja liha või mis asi see on, see veits maitseb nagu nii ja ilmselt asi on selles, et pole kunagi nagu porki söönud nagu pakist, vaata. 7-8. Nüüd valmistasime juba ette agarad poisid, nagu me oleme, mitte uriini, vaid isotoonilist vedelikku. Isotooline jook üldse muidu on võrreldav energiakeeliga. See on täiesti maitsetu. Uriin on täiesti maitsetu. Isotooniline jook on täielik pettumus seekord. Täielik pettumus ja täiesti maitsetu. Võileiva määres hea lihaga ja vasak käsi ütleb, et meil on soolane kreeker. See on juba veits pruunikam, pärast tavott on, mis ta ikka. Ta lõhnab ka nagu. Lõhnab nagu mida? Teeme pooleks või läheb terve kreeker või? Annan panen terve ära. Noh. Proosid. Proosid. No vaata, see on küll nagu vana keketšup. Aga siin on nagu õlikiht peal ja seda on nagu tunda siukest rasvakihti. Võib-olla annab siukse koduse nagu rich mingi meat flavori, ma ei tea mida. Ja aga võrreldes eelmise keketšiga, siis sellel on tegelikult nagu pasteedi maitse juures küll. Täitsa söödav, ma ütlen ausalt. Magusad küpsised. Virsikumoos. See virsikumoos, see maitseb rohkem nagu mesi. Soovid veel? Jah, seda pakendit on nagu raske lahti saada, seda ei saa lihtsalt maha tirida, vaid seda tuleb noaga siin lõigata. Ilmselt tuleb uus reigi hange varsti. Ai, isa on jumala hea, pole üldse maitsetu. Mis hinnangu sa siis õhtusöögile annaksid? Kõhu saab täis küll, selles suhtes nuriseda ei saa. Võib-olla see odav lihamääre, mis seal pakis on, seda ei sööks, aga kui väga halb aeg on käes, siis tühi kõht on parim kokk. Absoluutselt. Minu arust ei olnud mitte ühtegi halba asju otseselt. Võib-olla isa oli lihtsalt siuke, mis... Võib-olla ise me ei oska sellega ümber käia. Jah, võib-olla liiga keeruline värk. Aga noh, eks me õpime. Kindlasti mõni vähe suurem pagunitega mees kommentaariumis oskab öelda, mida oleks võinud teha teisiti, mida mitte. Aga tänud, et vaatasite meie videot. Kohtumiseni!